Shalom ja tere tulemast tagasi Iisraeli koos Alinega. Täna tulime tutvuma ühega 3 Jeesuse poolt neetud linnast. Tere tulemast Korasinasse. Tutvume selle koha šokeeriva arheoloogiaga, mis hõlmab Meduusa kujutisi, silmakirjatsejate tooli ja palju muud. Ja see aitab meil mõista, miks Jeesus otsustas selle linna hukka mõista. Nii et ja siis, kui olete valmis, hakkame pihta. Jeesus näeb 3 linna, Kapernaum, Betsaida ja 3. Korasin. Häda sulle Korasin, häda sulle Betsaida. Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleks tehtud need imed, mis teie seas on tehtud, oleksid nad juba ammu kahetsenud, istudes kotiriides ja tuhas. Kuid kohtupäeval on Tüürosel ja Siidonil kergem kui teil. Ja sina, Kapernaum, kas arvad, et sind ülendatakse taevani, sind heidetakse põrgusse? Jeesus mõistis need 3 linna hukka, sest nad olid näinud palju Jeesuse imetegusid. Suur osa tema teenimistööst toimus just siin. Kuid need linnad, hoolimata kõigest, mida nad nägid, ei muutnud oma teid. Mis teed need olid? Me vaatame seda ka täna. Aga esimene ja peamine küsimus, millele me tulime vastama, on see, kas see linn, kus me praegu sees oleme, kas see on tõeline piibellik Korasim? See oli üks suurimaid vaidlusi piibli arheoloogias. Üle 100 aasta on arheoloogid vaielnud selle üle, kas see on tõesti see Korasim, mille Jeesus needis. Ja lõpuks suutsid uued arheoloogilised väljakaevamised tõe välja selgitada. Lähme nüüd koos Korasimi avastama ja kohtume seejärel arheoloog Ahia Davor-Koheniga. See on arheoloog, kes suutis avalikustada tõe piibli Korasimi kohta. Tulge siis minuga. Me näeme, kuidas need majad ja tegelikult kogu see linn on ehitatud mustadest kividest. Vaadake neid siin. Need on basaltkivid ja see on täiesti loogiline, sest just see konkreetne piirkond Galileas, nagu ka kõik Golani kõrgendikud, on looduslikult moodustunud basaltkivist. Nii et siinsed inimesed ei läinud kaugematesse kohtadesse kive otsima, vaid kasutasid materjale, mis olid nende ümber saadaval. Ja me näeme säilinud põrandaid, seinu, aknaid, kuid ühte asja siin ei ole. Mis selles linnas puudub? Katused. Kus on majade katused? Kogu maja ehitus tehti kohalikust basaltkivist, kuid osa katustest tehti järgmiselt. Suured puutüved asetati ühest otsast teise, selle peale pandi väiksemad oksad ja nende peale pandi õled ja selle peale veel üks kiht savi. Ja kõik see pressiti kokku. Niisiis, see pressitud katusetüüp oli valmistatud orgaanilistest materjalidest ja 2000 aasta pärast on need katused juba ammu kadunud. Need lagunesid ja said taas maaosaks. Siin Korasimis olid samuti kivikatuseid, mida toetasid kaared nagu see siin meie taga.
kuid ka need ei pidanud vastu Galilea laastavatele maavärinatele. Aga kui mõtleme Jeesuse aegadele, siis enamik tolleaegseid katuseid oli tegelikult tehtud puidust, õlgedest ja savist. Ja seda tüüpi katus on arheoloogiliselt seotud ühe Jeesuse tehtud imega ühes neetud linnadest. Kui loeme piiblist imet, mille Jeesus tegi Kapernaumas, halvatud mehe tervendamist, siis meenutame selle loo algust. Jeesus oli Kapernaumas juba oma teenistuse kõrgpunktis ja rahvahulgad tulid tema juurde ning palusid end tervendada. Ja üks mees soovis, et Jeesus teda tervendaks. Kuid ta oli halvatud, ta oli kanderaamil ja tema sõbrad ei suutnud rahvahulga sees Jeesuseni jõuda. Ja siis, mida nad teevad? Nad ronivad maja katusele, võtavad osa katusest lahti ja lasevad selle mehe kanderaamil alla. Ja see mees, kes tuuakse kanderaami külge seotuna läbi katuseaugu sisse, lahkub majast ise jalgsi läbi peauksa. Kuid vaadake, kui kogu maja ja katus oleksid kivist, ei suudaks nad seda nii lihtsalt lahti võtta. Aga puidust katus, õled ja savi, seda saab kergesti lahti võtta. Ja samuti on seda hiljem lihtne parandada. Nad said selle katuse hiljem korda teha. Nad ei tekitanud majale väga suurt kahju. Sest see oleks võib-olla solvav paluda imet, põhjustades teisele perele või kellegi kodule suurt kahju. Ja just nimelt, mis siin igal aastal tavaline oli see, et vihmaperioodil hakkas osa sellest savist katustelt maha tulema. Ja nad tegid igal aastal katustele parandusi. Ja seetõttu oli selline katuse tüüp, mis oli selles linnas siin Korasimis, sama tüüpi katus, mis oli ka Kapernauma ja samuti Betsaida majades. Aga mis oli selle linna sissetuleku allikas? Millest nad elasid? See ei olnud kalurite linn nagu Betsaida ja Kapernaum, mis mõlemad asuvad Galilea järve ääres, mida me näeme taustal. See linn elas millestki muust, mida ma tahan teile näidata. Tulge minuga. See linn elas põllumajandusest. Siin toodeti kõrgekvaliteedilist teravilja ja viinamarju veini valmistamiseks. Aga linna peamine tegevus oli oliiviõli tootmine ja praegu oleme me piibliaegses oliiviõlitehases. Siin näeme oliiviõlipressi ja seda, kuidas see töötas. Selles piirkonnas pandi kõik oliivid ja siis keerutati seda suurt kivi peal, mis purustas oliivid ja mida see tootis? Mis sellest tootmisest välja tuli? See ei olnud oliiviõli, kallid. See oli segu kestadest, oliivikividest ja õlist, kõik segamini. Ja siis võeti kõik need sõna otseses mõttes pressitud oliivid välja. Need pandi suurtesse korvidesse ja korv toimis omamoodi sõela filtrina. Siin pandi korvid üksteise peale ja siis suur puidust tala koos kiviraskustega. Surusid need korvid kokku ja siis hakkas õli voolama. Siin me näeme, kallid sõbrad, see kanal kogus õli kokku ja see voolas siia sisse. See on koht, kus kogu õli hoiti. Ja Korasin suutis igal hooajal toota kuni 15 tonni õli. Ja see tõi sellele linnale palju rikkust. Kolm linna, mida Jeesus needis,
Korasin, Betsaida ja Kapernaum. Need hävitati ja on olnud varemetes juba sajandeid, nagu te näete. Ainsad elanikud on Švaneis-Seela, kaljutamanid, need väikesed loomakesed siin, kes elavad kivide vahel. Ja ainsad hääled, mida siin kuuleme ja mis vaikust murravad, on palverändurite ja turistide rühmade omad, kes tulevad nende linnade minevikku avastama. Vaadake seda eetist, mis on siin üsna teistsugune. Me näeme siin mõningaid trepiastmeid, mis viivad alla ja omamoodi basseini, mis on vett täis. Ja muide, see ei olnud siin rahvuspargis töötavate inimeste poolt veega täidetud. See piibliaegne veesüsteem töötab tänapäevani. See on tõesti muljetavaldav. Aga mis see veereservuaar siis oli? See ei olnud joogivesi. Jah, see oli mikve. Rituaalne vann, juudi puhastusvann ja olgu selgelt öeldud, Jeesus ei mõistnud mikvehi kunagi hukka ega rääkinud selle vastu. Kuid Jeesus õpetab, et tõeliselt oluline ei ole see, mis kehasse siseneb või väline puhastamine. Oluline on hoopis see, mis kehast välja tuleb. Mis kasu oli Korasini elanikel Jeesuse ajal siia tulla, end puhastada, puhastatud riideid selga panna, kui nad siit lahkudes ja tegid, Jumal teab mida. Ja just sellepärast oli selle linna puhastamine sageli vaid väline, kuid see, mis oli sees, ei olnud alati kooskõlas. Ja nüüd liigume selle linna kõige olulisemasse paika, sünagoogi, sest me teame, et Jeesus õpetas Korasini sünagoogis. Kas otsime selle üles? Siin näeme selle hoone kõige ülemist osa, linna kõige muljetavaldavamat hoonet. See oli sünagoog, kuid siin on midagi üsna kummalist. Võib-olla võiksime isegi öelda, et midagi valesti selles kohas. Vaadake, kõik need kivid, kõik, mida ma teile siin väljaspoolt näitan, need kivid olid kas seespool või sünagoogi fassaadil. Ilma igasuguse kahtluseta oli see osa sellest sünagoogist. Aga tulge siia, vaadake lähemalt. Siin näeme inimkujundeid ja neid on mitu. Ja küsimus on, mida teevad inimkujutised Jumala kummardamise paigas? Piibel ütleb meile selgelt, sul ei tohi olla kujutisi. Aga kui te arvate, et see on imelik, ootake, kuni näete, mis on sellel teisel kivil. Kui me liigume siin mõned meetrid edasi, näeme rohkem. Üks nägu. Vaadake siia, inimesed. See siin on ühe naise nägu ja selle ümber on midagi natuke kummalist. See siin, inimesed, see ei ole päike. See siin on Medusa. Jah, Medusa Vana-Kreeka ja Rooma mütoloogiast, naine, kellel on maod juustes. Kõik, kes talle otsa vaatasid, muutusid kiviks. Inimesed, mida teeb üks paganlik mütoloogia sümbol siin sünagoogis? Ja vastus on, me ei ole kindlad. Aga võib-olla on see seotud selle linna inimeste olemusega. See olemus ei ole võib-olla ainult Jumalale suunatud, vaid võib-olla ollakse harjunud ka teiste kujutistega ja võib-olla isegi ebajumala kummardamisega. Nii et võib-olla on see väike seletus sellele, mida me näeme. Aga nüüd lähme sünagoogi. Enne kui see torm jätkub, lähme ja avastame, mis selles paigas veel valesti on.
See sünagoog oli muljetavaldav ja luksuslik. Sellel oli isegi 2 korrust. Ka sisemus oli viimistletud kõige väiksemate detailideni ja ka siin leiti kividelt paganlikke kujutisi. Ja vaadake ka, mida sellest sünagoogist leiti. Moosese tool. Moosese tool. Sellist tooli leidus sünagoogides juba Jeesuse ajal ja see oli sünagoogi aukoht. Rikkamad inimesed, tähtsad inimesed, võib-olla külalised väljaspoolt linna võisid istuda aukohatoolil ja kõik siin said teda vaadata, kui ta istus erilisel toolil. Kuid Jeesus räägib meile Moosese toolist ja eelkõige neist, kes sellel istusid. Jeesus ütleb meile, et me peaksime kuulama, mida nad räägivad, nende õpetusi, aga mitte tegema nii nagu nemad. Siis Jeesus rääkis rahvahulkadele ja oma jüngritele. Moosese toolil istuvad kirjatundjad ja variserid. Seega tehke ja pidage kinni kõigest, mida nad teile ütlevad. Aga ärge tehke nende tegude järgi, sest nad räägivad, kuid ei tee. Jeesus nimetab neid sõna otseses mõttes silmakirjatsejateks. Sest nad räägivad siin headest tegudest, head tegevusest, õigest viisist seaduse järgimiseks, aga sisimas omaenda eludes tegid nad sageli vastupidist. Ja võib-olla just see oli üks suuri Koraasimi probleeme. See linn kuulas Jeesuse sõnu, kuulas tema õpetusi, nagu nemadki mõnikord kuulasid, mida räägiti Moosese toolil, kuid nad ei muutnud oma teid. Jeesus käis siit läbi. Jeesus tegi nii palju imesid, aga nad ei pööranud sellele tähelepanu. Jeesus kahtlemata oli Koraasimi sünagoogis, aga kas see oli see sünagoog? Arheoloogid. Pikka aega öeldi, et ei, see ei olnud Jeesuse sünagoog. Arheoloogid, kes minevikus seda sünagoogi kaevasid, jõudsid järeldusele, et see ehitati alles Bütsantsi perioodil. See tähendab sajandeid pärast seda, kui Jeesus selles piirkonnas käis. Ja seetõttu jõudsid nad järeldusele, et Jeesus ei viibinud selles sünagoogis. Et ta ei saanud käia kohas, mida polnud veel ehitatud. Kuid uued arheoloogilised väljakaevamised muudavad seda arusaama täielikult. Ja need väljakaevamised tegi. See on arheoloog Ahia Cohen Tavor. Shalom. Shalom. Räägi meile, mida sa siin avastasid. Nii et minu töö arheoloogina on kaevata sügavamale, vaadata allapoole, sest kihid on üksteise peal. Ma mõtlen, kui inimesed elavad samas kohas 100 või 1000 aastaid, kogunevad hooned üksteise peale. Nii et me peame kihthaaval tagasi koorima, et jõuda alumiste kihtideni. Ja endised arheoloogid, kes kaevasid selles sünagoogis, kaevasid selle osi ja jõudsid järeldusele, et varasemat sünagoogi ei ole. Aga see ei ole loogiline, sest me teame Uuest Testamendist, et Jeesus oli siin ja õpetas siin. Nii et siin peab olema mingisugune sünagoog, sest siin õpetatakse. Ja mida me tegelikult tegime, oli see, et kaevasime põranda alla, otsides uusi leide. See võib meile õpetada midagi varasemast hoonest, mis oleks selle hoone eelkäija, hilisema Bütsantsi sünagoogi eelkäija. Me saame vaadata teiste Galilea sünagoogide arheoloogilisi väljakaevamisi. Ja mida me näeme, on sünagoogi kihid ja kihid. Näiteks Arbelimäel, mis on samuti väga oluline piibellik paik, oli kunagi sünagoog. Mingil põhjusel see hävitati või oli väga kahjustatud. Nad võtsid selle lahti ja ehitasid teise selle peale ja veel ühe selle peale. Arbelis on 5 kihti sünagooge ja see pole ka ainus näide.
Seetõttu arvas Ahija, et kui siin on sünagoog, kõige loogilisem koht teise sünagoogi jaoks oleks otse meie jalgade all. Kuid taaskord ütlesid arheoloogid, kes 60ndatel siia tulid, et põranda all pole midagi. Seal olid lihtsalt kivid ja rahnud. Rohkem. Ahja oli esimene, kes selle põranda tõesti üles tõstis ja ma tahan, et ta räägiks meile sellest. Kuna siin kaevasid varem arheoloogid, pidime esmalt vältima kõike, mida nad olid kaevanud ja võisid segamini ajada. Ja teiseks pidime olema väga-väga ettevaatlikud. Sest me teame, et Jeesuse aegsed sünagoogid olid ehitatud palju lihtsamalt kui hilisemad sünagoogid. Sest need olid rohkem majade kui templite moodi. Nii et see, mida sa pead otsima, on väga õrnad, väga väikesed jäänused. Kui me selle üles tõstsime, siis kõigepealt avastasime, et sünagoogil oli 2 etappi. See oli varemetes ja seejärel üles ehitatud. Nii et see tähendab, nagu sa ütlesid, et sellel on tasandid, mis muutuvad. Ja see julgustas meid, sest me mõtlesime, et kui siin on erinevad tasandid, siis võib-olla on selle all veel üks tase. Ja me eemaldasime selle tasandi ning läksime veel ühe kihi võrra sügavamale. Ja mida me sealt leidsime, olid jäänused, mis viitavad sellele, et just siin asus iidne sünagoog. Asi on selles, et kui nad ehitasid selle sünagoogi 4 sajandit pärast Jeesust, pidid nad selle tugevalt ehitama. Nad võtsid maha suurema osa sellest, mis seal enne oli, ja ehitasid tohutud soolakiviplokid, et see tasandada ning see kattis kõik, mis seal varem oli. Aga nende kiviblokkide seest leidsime münte ja keraamikat. Miks see on oluline? Sest keraamikat ja münte saab dateerida. Me saame neid dateerida ja öelda, et need on Jeesuse ajast. Ja mul on siin üks münt, mille me siit leidsime. Ja see on münt 1. sajandist e.Kristur, vahetult enne Jeesuse aega. Ja see on see, mida sa leiad. Ja sa näed, et sellel on palmipuu, siin on palmipuu ja siin on nisu. Ja see on dateeritud vahetult enne Jeesuse aega. See tähendab, et inimesed olid sel ajal siin. Ja see on see, mida leiad põranda alt. See tähendab, et meil on siin jäänuseid Jeesuse ajast ja isegi ajast enne Jeesust. Inimesed, ma olen tõesti liigutatud. Ma puudutan münti, mis oli selle sünagoogi põranda all. Ja see münt on Jeesusest varasemast ajast, natuke enne Jeesust, nagu ta meile rääkis. See tähendab, et keegi oli selle mündi juba maha pillanud ja see oli juba Jeesuse ajal maa alla mattunud. Ja selle avastasid uuesti Ahija ja kõik selle projekti arheoloogid. See on tõesti uskumatu. Sul ei ole vaja ainult dateeringut, keraamikat ja münti, väikeseid leide, vaid sul on vaja ka arhitektuuri. Aga probleem on selles, et kui nad sajandeid hiljem selle sünagoogi ehitasid, rikkusid nad kõik ära. Nii et me otsime vihjeid varasemale ehitusele. Siin varem kaevanud arheoloogidel oli õigus. Meie põrandal ei ole seinu, kuid me võime leida iidse sünagoogi jäänuseid. Ja just seda me selle hoone ümber näeme. Kõik detailid, kogu arhitektuur, mida me nägime varasemast sünagoogist, mis oli äärmiselt hoolikalt tehtud ja nikerdatud, näiteks Medusa, avastati, et see pärineb Bütsantsi perioodist. See tähendab, et see on pärast Jeesust. Tõeline sünagoog, Jeesuse aegadest oli see palju lihtsam. Seal polnud kõiki neid kaunistusi ja detaile. Ja seetõttu hakkame nüüd koos otsima. Ahija aitab meil otsida Jeesuse aegse sünagoogi originaalkive. Me võime isegi öelda, et need kivid võib-olla nägid ja kuulsid Jeesust, kui ta siin õpetas või vähemalt püüdis neid inimesi õpetada. Ja me saame neid kive näha ja luua seos Jeesuse siin viibimisega. Kas sa saad meid aidata? Kas sa aidata meil leida algsed kivid? Lähme, siis lähme teda otsima. Aitäh sulle väga palju. Nii et see on üks neist esemetest, mida me ootame 1. sajandist. Vau! Kuidas me teame, see on sambatald. Erinevalt Bütsantsi sünagoogi sammastest, mis on pikad,
teame me, et esimesel sajandil nad ei teinud pikki sambaid. Neil polnud selleks tehnoloogiat. Nad lõikasid need tükkideks ja panid üksteise peale. Ja näed, see on samba lühike tüvi, nii et see pärineb esimesest sajandist. teiseks näed seda nuppu siin. See on jälle tüüpiline esimesele sajandile. Nad kasutasid neid nuppe, et neid paika tõsta. Nii et see on tegelikult tükk Korasini esimese sajandi sünagoogist, kus Jeesus jutlustas. Ja see pole ainus. Meil on ka samba kapiteel, mis on keerukam. Ja see on kohe siin. Vaatame seda. Lähme. Vau. Sa peaksid ette kujutama, et sammas läheb siit alla ja siin on katus. Ja see on väga erinev sellest, mis meil on Bütsantsi sünagoogis, mis on väga kaunistatud. Ja see on taas tüüpiline esimesel sajandil ning eriti just esimesel sajandil pärit sünagoogidele. Meil on need Magdalas, meil on see Nobelis, meil on need teisteski esimesest sajandist pärit sünagoogides. Nüüd siin ümbruses on veel mõned sambad ja samasugused kapiteelid. Tegelikult võime selle kapiteeli kohta öelda, et see kivi kuulis Jeesust rääkimas. Vaadake, kui muljet avaldav on see, kuidas me suudame piibli arheoloogiaga ühendada. Piibel ütles meile, et Jeesus tuli Koražimi. Ja me teame ka piibli järgi, et Jeesus tavatses jutlustada sünagoogides. Seega on kogu meie loogika alati öelnud, et siin pidi olema Jeesuse aegne sünagoog. Aga arheoloogid, eriti 60-ndatel ja enne seda, ütlesid, ei, siin ei olnud sünagoogi. Ja me näeme arheoloogia arengut. Ja nüüd on meiega üks Iisraeli tuntumaid arheolooge, kes räägib meile. Oma sõnadega, kallid sõbrad, mitte ainult minu omadega, et Jeesus oli siin sõna otseses mõttes just selles sünagoogis ja et see kivi tõenäoliselt kuulis ta sõnu ja õpetusi, mida mitte alati jõudsid nende kõrvu, kes siin olid, aga tema oli siin. Ta püüdis linnaga rääkida, püüdis muuta selle eluviise. Aga nagu me teame nii piibliloo lõpust kui ka selle linna traagilisest lõpust, see linn ei muutnud oma eluviise. Nii et mitte ainult sünagoog ise ei ole sellest hoonest varasem, vaid meil on ka hoone, mis pärineb Jeesuse enda ajast. Me teame, et linn ise on veelgi varasem, isegi 120 aastat enne Jeesust, 2. sajandil e.Kristo. Kuidas me seda teame? Sest me kaevasime selle ümbruses rohkem ja saame paremini teada, kuidas see küla sajandite jooksul arenes. Nii et ahja väljakaevamised suutsid tõestada, et sünagoog just siin eksisteeris Jeesuse ajal, et linn on vanem, kui nad arvasid. Ja see pole veel kõik. Ta suudis tõestada, et selle linna hävitamine toimus hoopis teisel ajal ja täiesti teistsugusel viisil, kui arheoloogid olid arvanud. Nii et ta tegi revolutsiooni. Korasimi hävingu lõpu-uurimustes ja just seda me hakkamegi teile järgmisel nädalal koos näitama. Ja mul on au siin Korasimis kaevata koos ahjaga. Nii et me hakkame kaevama ja kasutame midagi, mida ma isiklikult pole kunagi väljakaevamistel kasutanud. Metallidetektorit. Nii et ärge jätke meie uut videot vahele, sest me näitame teile asju, mida isegi meie pole veel näinud. Loodan, et teile meeldis ja kohtume järgmisel nädalal. Shalom! Shalom!